No ilmselt toob nüüd käibemaksu tõus kaasa üleüldise hinnaralli, sest see on selline käibemaksu tõus, et sellest pole ju võimalik hoiduda. See maksustab meie igapäevast toitu, ravimeid, kütet ja elektrit ja arvata on, et see lööb kõige valusamini neid, kel rahakott niigi õhuke. Tänasest päevast alates kuni 1. jaanuarini kaasa arvatud järgmisel aastal ootab Eestit ees Michali valitsuse 26 uut maksutõusu. Ja mis on eriti sadistlik, täna näiteks jõustus ka bensiini aktsiisi tõus ja samal ajal kui jõustus bensiini aktsiisi tõus, jõustus ka käibemaksu tõus, mis omakorda maksustab täiendavalt veel bensiini aktsiisi tõusu. Ehk valitsus praegu maksustab ka maksud uute maksudega. Ärge uskuge oravate juttu lasteaiakoha kaotamisest. 35 eurot oli lasteaiakoha tasu 4 koalitsiooni pakkumisena ja nüüd siis hullutatakse inimesi sellega, kaotame kohatasu ära, samal ajal tõstab Reformierakond riigis käibemaksu niivõrd palju, et inimestele ei jää enam lastega peredel toiduraha alles. Et ärge uskuge enam kunagi Reformierakonna silmamoondust. Ja ma tahan tähelepanu juhtida ka härra Ligile, kes vist praegu on puhkusel, et astugu tagasi ja tegelegu Eesti inimeste elujärje paremaks muutmisega, mis on tegelikult poliitikute ülesanne. Nagu öeldud, uute maksude ja maksutõusudega saavad pihta kõige nõrgemad need, kelle rahakott on juba väga õhuke. Söök on ju, nagu öeldakse, number 1 kulu pensionäride eelarves. Isegi elamiskulud on oluliselt väiksemad. No tänases läks pensionäride elu veel karmimaks. Olete juba kogenud seda? Olen ikka. Kõik asjad lähevad ju korrast kallimaks. Või, piim, munad ja üldse elu on kallis. Vanasti, kui ma käisin lastelastega kinos, teatris, loomaias, siis seda ma enam lubada ei saa. No mida tänasel päeval peale ka käibemaksu tõusu üldse üks pensionil olev inimene endale lubada saab? Peale käibemaksu tõusu. No elementaarselt kõik toovad näiteks, vaadake, kilepiim on ikka alla 1 euro. Ma ei tea, ega me nüüd päris vasikad ka ei ole, tahaks nagu vahepeal midagi muud ka. Ja siis oligi aeg viia rahandusministrile hinnatõusu rehkendamiseks arvelaud, kuid minister hetkel töökohal ei viibinud ja samuti ei olnud ta kriitikaga nõus. Eks see olegi nende arvutustase, nad pole arvutada kunagi osanud, kunagi on ajanud üldiselt õiget asja, aga selle kõik ära unustanud. Kui me vaatame otsa meie toidu käibemaksule, siis me oleme juba Euroopas teisel kohal peale Taanit. No mis eriline asi see toit on, kas eestlased on näljas, et peab tõstma üht kauba käibemaksu kõrgema ja teistest. Standardne või see käibemaks on ju kõrgem Põhjamaades kui meil. Ja ega kaitsekulud ei küsi, kui palju meil on ostujõud, kui on tõsta, siis tõstetakse.